Nii, ma küsiks veel seda, et kas selle Peedu ravikodu osas on mingid stsenaarium edasi arenenud, ei ole? Kas ma lugesin õieti ühest artiklist vist Postipoisist või et rahastust ei saadud Norra rahastust? Seda rahastuse kohta või ei oska midagi öelda, võib-olla on Postipoisil täpsemad andmed. Või on sulle? Selles osas sealt rahastust ei saadud, loodeti Norra fondidest. Juuli või augustikuus oli Sotsiaalministeeriumist innovatsiooni kiri, palutakse toetavalt suhtuda sellesse ravikodusse. Ei ole mingisuguseid, väga teile üldsõnaline jutt või lihtsalt paluti toetust. Ühesõnaga ministeerium ka toetab, aga raha ei anna. Seal kirjas oli ka, kuna rahastust ei ole Norra fondist ei saanud, selline väga ümardunud jutt, ma enam ei näinud selle kirja sisu mõtet. Ja minu käes on ka veel, ma ei mäleta, kas ma juunikuu volikogus seda äkki maininud, et on minule ja Toomas adresseeritud kiri ikka Peedu elanike poolt, et kui ilus ja kaunis seal on ja kui tuleb ravikodu, siis on elul läbi, et kunagi kevadel saatis maaomanik taotluse planeeringu algatamiseks, me esitasime omapoolsed nõudmised, omapoolsed ettepanekud, siiamaani pole nendele vastanud ja me tahtsime täpsustavaid eskiisjooniseid, et praegu on valmis selle arendaja. Nii et jah, on ettepanekuid, küsimusi, rohkem on nagu erilist infot anda ei ole. Mõtelgem korraks veel, et äkki on midagi, siis ma õnnitleks sünnipäevalapsi ja lausa tähtvõi jummal on vabandust, ja kellegi lapsi on tuua oma lagastanud selle vaatan, kellegi täna täpselt oli. Kaidol on täna ja oma sünnipäeval tulid siia ja kuulame on täna. Ja ma tean, et Reinu oli seal palju nii, aga on veel küsimusi? Ettepanekuid või mingeid teemasid? Ei ole, siis kohtume arengukava vastuvõtmisel septembris ja tehke vahepeal ettepanekuid. Ilusat õhtu jätku, volikogu on